Kuulge sõbrad, kui on üks asi, mida ma olen õppinud Ukrainast või Eestis erinevatest kriisiõppustest, siis see on ressursside vähesus. Ja ma võin teile garanteerida, kui homme juhtuks suur jama, ükskõik kui hästi meie oleks ennast ette valmistanud, riigi vahenditest tuleb igal juhul puudu. Järelikult me peame ka kaitsesse juba täna hakkama meelitama eraraha ja tekitama olukorra, et kui keegi kodanik tahab juba täna osta midagi, mida oleks võimalik kaitseotstarbel hiljem kasutada, siis see peab olema maksimaalselt lihtne ja maksimaalselt soodus. Toome näiteks autod. Need on maastikuvõimelised, kaitsele sobivad kastiautod, pick-upid, kaubikud, 4-rattaveolised. Need kõik peaksid olema vabastatud automaksust. Kui me räägime droonidest, siis minu meelest drooni hanked on meil liiga aeglased, aga on veel üks asi, mida me saame kohe täna korda ajada. See on need drooniväljad, kus on võimalik harjutada droonidega lendamist. Sellepärast, et iseenesest lendamine on üsna reguleeritud, aga igas kohalikus omavalitsuses võiks olla üks droonide oma harjutusväli. Ja üleüldse selleks, et innovatsioon leviks kaitseväes, kaitsetööstuses, tuleks seda detsentraliseerida. Niimoodi, et anda otsustusõigus kas Kaitseliidu üksustele või Kaitseväe üksustele, kes tunnevad oma olukorda, teavad oma vajadusi, et neil oleks olemas oma eelarve, mida nad kasutaksid niimoodi, et ostaksid täpselt seda, mida neil on vaja, aga väga kiiresti ja väga paindlikult.